Mõne ehitusmaterjaliga, mida me oma saadetes oleme tutvustanud, on nii, et ikka ja taas ta tõuseb jälle pinnale, ikka ja taas pakub ta inimestele huvi, ükskõik millises ringkonnas või keskkonnas sa asja teemaks võtad. Ja kuna see huvi on nii suur, siis otsustasime, kui me oleme siin Tartu ehitusmessil, rääkida taas soojustusvärvist Branja ja teha ka inimestele selgeks, mida üks huvitav materjal endast kujutab. Hendrik, selle Branjaga on selline lugu, ükskõik kellele ma räägin, siis tavaliselt öeldakse, et ära aja udu juttu, ei saa olla, et üks värv soojustab. Jah, me oleme sellega kokku puutunud iga mess, kus me oleme olnud, siis seetõttu me võtsime nüüd kaasa pliidiraua, me värvisime sellest pool pliidirauda üle ja ma näitan teile reaalselt ära, kuidas toimib Branja. Pliidiraud on üle tõmmatud 2,5 mm Branja klassikuga, teine pool sellest pliidirauast on jäetud katmata, ma võtan jääkuubiku, panen selle Branja peale, võtan teise jääkuubiku, panen kõrvale ja siin on näha, kuidas üks jääkuubik läheb keema, teise jääkuubikuga mitte midagi ei juhtu. Ja pliidiraua peal on circa 200 kraadi temperatuuri. Nii, 1/4 inimesi ütles, et tegemist on petukaubaga, see, mis on värvi pinna peal, see on plastmass, see ei ole jääkuubik. Ja sellepärast võtan mina nüüd selle jääkuubiku, mis on siin värvi peal ja panen tavalisele pliidirauale ja näha on, et ka see läheb keema. Ehitajad ütlevad meile, maja soojustatakse väljapoolt. Kui ma oma puumaja nüüd väljapoolt selle värviga ära värvin, kas tuba läheb soojemaks? Jah, tuba läheb soojemaks, sellepärast, et ta tekitab isolatsioonibarjääri, ehk siis külm ei puutu enam vastu teie maja seina. Ja teine asi, kui mul on tegemist sellise ruumiga, kuhu millegi pärast peaks tekkima sisemine kondents on tõsine probleem. Ja, et siis saate seestpoolt seinad ära värvida. Et see värv on ise toonitav, nüüd on olemas meil erinevad modifikatsioonid ja on võimalus kas või seda värvi siis üle tapeetida näiteks, kui peaks olema vajadus. Erinevad asutused, mis on seotud siis näiteks söögi või siis joogiga. Ehk siis probleemsed kohad, kus tekib kondents, kus inimestele tarbimiseks mõeldud erinevad ained töödeldakse, siis ei ole võimalik kasutada tavalisi isolatsioone, kuna on erinevaid hügieeninõudeid, neid on vaja puhastada pidevalt, siis meie värviga on tehtud trassid üle ja see toimib ideaalselt. Kuidas selle kasutamisega on? Tunnistan ausalt üle, mina esimest korda kasutasin, tegin tehnoloogilisi vigu, ma ei saanud asja nii toimima, nagu pidin saama. Kas turg on jõudnud informatsioonile kaasa tulla ja kasutusvigu enam ei tehta? Ja, et me oleme teinud Branjale eraldi kodulehe, seal on igal tootel eraldi kasutusjuhendid, kuidas moodi seda värvi tuleb käidelda, et seal on olulised need kihipaksused, kui palju peab värv kuivama eelnevalt, kui palju seda kokku võib sinna panna peale, kuidas seda tuleb paigaldada, seal on sees mikrosfäärid, need ei tohi katki minna, ehk siis neid asju on mitmeid, mida tuleb silmas pidada, aga kui need kõiki teha õigesti, siis saate ideaalse tulemuse. Siin vähemalt mulle visuaalselt tundub, et Branjal on mingid eritooted veel juures, vähemalt purkidel on teist värvi sildid peal. Ja täpselt, et on olemas pahtlid, on olemas Branja modifikatsioonid just hüdroisolatsiooniks, on olemas fassaadidele, on olemas metalltorudele, on olemas erinevad modifikatsioonid, siis milles on sees juba korrosiooni tõkestavad ained, ehk siis mustale metallile võib seda peale kanda, et kõigele mõeldud. Tunnistan ausalt, see on ka võib-olla minu hooletus, aga ehitusmaterjalide kauplustes vabas müügis ma ei ole juhtunud nägema, kas see on minu viga? Jah, praegu see veel nii on, aga me ootame, kuni see meie klientuur on piisavalt juba selle tootega kokku puutunud, et me saaksime praegu neid harida ka selle nii-öelda paigalduse poole pealt. Kui need tooted lähevad laia ketti laiali, siis meil kaob see võimekus ära neid inimeste nii-öelda käega juures olla ja aidata neid. Nii et esialgu siis teie koduleht ja pluss teete lisakoolitusi ka kuskil? Ja, et selle koha pealt võib meiega ühendust võtta ja siis saame organiseerida.
Ja lõpetuseks tahaksin toonitada, et kaasaegsed materjalid on erilised, neid tuleb käitleda või käsitleda vastavalt nende ette nähtud tehnoloogiale, aga samas need kaasaegsed uued materjalid, nanomaterjalid võimaldavad lahendada selliseid probleeme, mille lahendamine enne oleks olnud raske, kui mitte võimatu.